Meie hulgas on inimesi, kes jumaldavad tatart ja on ka neid, kellele tatar ei meeldi. Ning üks nendest, kes ei ole tatrasõber, olen mina. Ma söön küll tatart vahepeal. Näiteks siis, kui ma olen öösel unes tatart, siis ma mõtlen, et võib-olla minu organism andis mulle alateadlikult märku, et mu organism vajab tatart ja siis ma võtan selle päevakesse, kus ma keedangi endale tatart. Ja täna on üks nendest päevadest. Vahepeal ma lõikan killukese võid ja panen selle või panni peale sulama. Seni kuni või sulab, makin ära ka mõned punased sibulad. Sibul on hakitud ja ma praen selle ära panni peale. Ja lisan siia sibulate hulka ka pestud ja nõrutatud tatra. Ma praen selle tatra siin panni peal läbi. Ma korraks mõtlesin, kas lisada sellele tatrale ka soola, aga siis otsustasin ümber, ma panen hoopis paar puljongi kuubikut. Hakin need kuubikud pulbriks. Lisan praetud tatrale puljongi kuubikud. Kallan sellele tatrale kuuma vee peale. Ja jätan selle tatra siia podisema. Nii kaua, kuni tatar pleidil podiseb ja oma tööd teeb, ma hakin ära ka mõned valged sibulad. Ma panen sellele tatra pudrule ka kuigi palju liha üldmaitseainet, musta pipart ja aroomisoola. Sibul on hakitud ja ma hakin siia sibula hulka ka paar pakki heeringat. Tatrapuder sai panni peal valmis, heeringas ja sibul on ka hakitud ja nüüd lurtsatan siia terve kotitäie hapukoort ka. Kuna heeringas on ise soolane, siis siia ma soola ei pane küll, aga panen törtsu musta pipart siia ja segan selle salati ära. Lisan sellele salatile natukene ka kuivatatud peterselli ja kuivatatud tilli. Nii, puder on valmis. Maitselt on puder ise päris hea ja sõltumata sellest ükskõik kui hästi ma seda putruga ka ei teeks. Tatrapuder ei saa mitte iialgi minu lemmikuks. Ennem kaalub selle tatra kaeraeles üles. Aga täna on tatrapudrupäev. Head isu järjekordselt minule ja sinule. Tšau!